Kõigepealt tuleks sammu tagasi, et Rosma ei saaks eksisteerida, kui tuleks rahastust riigilt ja kui tuleks rahastust kohalikelt omavalitsustelt lasteaia pearaha näol. Ja et selles mõttes täna iga päev ei pruugi seda teadvustada, et me tegelikult oleme nendele kohalikele omavalitsustele päris tänulikud selle eest, et me oleme nii kaugele koos nendega jõudnud, sest Rosmaal käib lapsi 7-st omavalitsusest, 11. Ja et suuremad nendest on siis Põlva vald ühinenud, siis ennem oli see mitu, siis Räpina, Kõlleste, Võru, Tartu peaksid olema kõige suuremad, mis midagi olulist ei märkima. Vist mitte. Ja siis veel nipet-näpet mujalt. Et selles mõttes ma kõigepealt tahaks alustada sellest, et teeme ühe suure aplausi nendele omavalitsustele, et nad on meid ikkagi toetanud. Loodan ja arvan seda, et kõik, kes meie vestluses siin täna esireas istuvad, ma tutvustan siis kõigepealt Kalevit, nagu tutvustasin. Mul on hea meel, et meiega on ühinenud Põlva vallavanem Georg Velisaar. Tere tulemast! Ma siin ära me kõik oleme ühe asja eest väljas. Eesti tulevik oleks ilus. Ma mõtlen seda jumala tõsiselt. Nii, läbi meil on. Katrin Ohakas Tartust. Ma ei tea täpselt Katrini ameti nimetust, et see täpsustab jääna. Linnavalitsuse haridusosakonna põhihariduse peaspetsialist. Selge, nii, ja meil on külaline Otepääl. Margit Pre. Tere. Mina olen abi vallavanem ja minu valdkonna alla kuulub ka haridus. Kena. Ja nüüd ma annan vestlusringi juhtimise ja üle Kalevile. Ja mõne aja pärast siis on meil kõigil, oleme võrdselt siin võimalus küsida ja arutleda. Aga palun siis Kalev. Ma mõtlesin, et arutaks teiega kõigepealt alustaks sellest, et mis on kohaliku omavalitsuse kasu sellest, et lapsevanemad võtavad selliseid initsiatiive, et nad täna räägiti siin uues õppest, et uues õppe lasteaiaklassi ja Rosma kui teistsugune valik siis riigi tavalise õppekava asemel, et mis kasusid seisukohast on, et lapsevanemad selliseid asju üldse teevad ja neid tekib. Et prooviks kõigepealt vaadata, et mis meie ühine eesmärk võiks olla, et me siin omakeskis Rosmale teame, mis me omast arvast teeme ja miks see hea on, aga et mis omavalitsuste poole pealt vaadates, mis need kasud võiksid olla sellest, et selliseid asju lapsevanemad teevad. Võib-olla hakkame siit Georg sinust pihta. Panen mõned asjad kirja ka. No see, et on olemas alternatiivharidus, see tähendab kõigepealt omavalitsuse jaoks seda, et lastevanematel on valikuvõimalus, valikuvabadus, mis minu meelest on väga oluline ja samas ei ole sugugi vähetähtis see, et vanemad ise panevad õla alla ja oma initsiatiiviga tegelikult nakatavad hoopis suuremat hulka inimesi kui konkreetselt need õpilased, kes siin koolis käivad. Ja see saab olla ainult iga omavalitsuse rõõm, kui sellised lapsevanemad olemas. Sest igapäevaelus me paraku kohtame enamasti ikkagi rohkem neid omavalitsuse elanikke, kes pelgalt ootavad ainult, mida nende jaoks tehakse, mitte ei ta ise käsi külge. Nii et need kaks asja minu meelest on kõige olulisemad üldse. Ja
Vähetähtis lõpptulemusena Põlva jaoks ei ole kahtlemata ka see, et selles koolis tõesti on lapsi mitte ainult Põlvast ja Põlva lähiümbrusest, vaid ka kaugemalt. See on maine küsimus ühest küljest ja teisest küljest, olgem ausad, kui see kool oleks ainult ühe omavalitsuse kool, siis selle ülalpidamine oleks kahtlemata selle ühe omavalitsuse jaoks ka keerulisem. Nii et ühest küljest see, et nüüd on ka teistest omavalitsustest õpilasi ja teised omavalitsused ka toetavad seda kooli, on ka mõneti omavalitsuse jaoks, Põlva omavalitsuse jaoks kergendus. Aitäh! Ega Georgile selles mõttes suurt nagu lisada ei ole, et ta ütles kõik ilusti ära, et mina lisaksin selle esimese punkti juurde, või see oli ka see, et kui me mõtleme seda, et kui me räägime väiksematest kohtadest, et inimesi võiks tulla rohkem maale elama, siis kui on, ja me tegelikult ootame maale eelkõige ju noori lastega peresid, eks ole, siis tegelikult kui lapsevanemal on valida erinevaid haridusasutusi, siis see on üks argument, miks ühte või teise kohta elama tullakse. Ja ma millegipärast olen kindel, et siia Rõsma kooli ümber ja siia ümbruskaudsetesse valdadesse, eks ole, on tulnud elama inimesi selle kooli pärast. Me ise oleme kokku arvutanud mingi viimase 4 aastaga mingi 10 peret või vähemalt. No, see on täpselt no. Jah, et nii nagu me koolis õpetajatena peame teadma ja paljud õpetajad ka teavad täna, et iga laps on isemood ja iga lapsel oma eripära, et siis selles mõttes on koolide, erinevate koolide puhul täpselt sama lugu, et lapsevanemal on valikuvõimalus nii oma ellusuhtumisest, mõtteviisist ja millest lähtudes valida. Ja kui me teame ju seda, et lapsevanem on see, kes lapse sünniga võtab endale kohustuse last arendada ja õpetada, et siis tegelikult on just nimelt, kui ta saab valida kooli ja teha otsuse selle põhjal, et mis on tema jaoks tähtis ja millised on siis need koolid, siis ta saab ju tegelikult kõige paremal moel seda oma kohustust ju ellu viia. Ja üha rohkem me räägime Tartu tingimustes sellest, et lapsevanemad peaksid jõudma, me tahaksime, et nad jõuaksid üha rohkem koolidesse ja lapsevanemad räägivad juba ka, esialgu neid võib-olla natukene vähevõitu, aga neid tuleb järjest juurde, neid, kes ütlevad, et lapsevanemad, meie peame koolid üle võtma. Et Rosman siin tegelikult ju selles mõttes super näide. Et lapsevanemad on oma initsiatiiviga selle kooli loonud ja eks see on ka meie riigi jaoks tähtis, demokraatia arengu jaoks tähtis. Niimoodi sellised initsiatiivikad lapsevanemad ja selle oma lapse hariduse ja õppe käigust osa võttes tegelikult võtavad osa ka ju palju laiematest küsimustest ja ongi valmis osa võtma palju laiematest küsimustest ja kaasa rääkima riigielus ja otsustama ise ja mitte ootama, et keegi teine ära otsustab ja alati ka mitte leppima siis sellega, millega siis valitud ja seatud on, millised otsuseid on vastu võtnud. Nii et see on nagu selles mõttes, see on otses mõttes nagu demokraatia kool. Väga vahva, et selles mõttes, et need on ju, meil on ühised väärtused, mida me jagame ja mida me tahame nagu ellu viia. Et nüüd siis järgmine küsimus mõnes mõttes ongi, et kui me justkui saame ühtemoodi aru, et me tahame kasvatada valikuvabadust kanda suutvaid kodanikke ja lapsevanemaid, kes võtaksid vastutuse ka oma lapsevanema kohustuse ees nagu sisuliselt, mitte lihtsalt ei lükkaks lapsi koolikusest sisse ja ei ütleks, et tehke tast midagi. Ja et sellised initsiatiivid on eeskujuks kogu kogukonnale. See võimaldab maale tuua tagasi linnadest noori lastega peresid, et ma saan teistsugust haridust, mida ma linnast ei saa. Ma siin ütlen vahel, et linnas saab ka, aga maal saab ka. Maal saab ka, jah.
okei, et korrigeerin jah, et selleks, et saada sellist haridust, ma ei pea elama linnas, et mul on valikuvabadus, et ma saan seda võimalust teistsugust haridust oma lapsele pakkuda ka väljaspool Tallinnat ja Tartut, Eesti mõttes suurlinni. Et ühtepidi meil justkui nagu eesmärk on olemas, ja see küsimus, et miks me siis ikkagi, kust need nagu konfliktid tekivad, raha on alati vähe, et kuidas, mis variandid meil nagu oleksid selleks, et lahendada seda olukorda, kus ühtepidi riik on kohalikelt omavalitsustelt nagu raha ära võtnud, vähemaks võtnud, teistpidi meil demograafia näitab nagu seda trendi, et kui ta just ei, et parimal juhul on ta kahanemise kiirus on väiksemaks jäänud, et laste arv justkui nagu väheneb niimoodi nähtavas järgmise 5-10 aasta perspektiivis. Et kuidas sellises olukorras siis nagu toimetada, et need vanemate algatusel loodavad koolid ju on suhteliselt pisikesed, et riiklik pearaha poliitika liigub ka sinna suunas, et meil ei ole jõudu väga paljusid pisikesi koole nagu ülal pidada, et me peame konsolideeruma, et mis siin see nagu lahenduse suunad võiksid nagu olla või et üle oma varju nagu hüppa, et me ei saa nagu teha igale poole väikseid koole, kus lapsevanemad seda tahaksid. Et mis variante te nagu näete või kuidas omavalitsuse poole pealt vanemate poolt algatatud koolide toetamise ja rahastamise reaalsus võiks nagu olla, et mida me saame endale lubada ja mida me ei saa endale lubada? Ma korraks küsin, tuleks tagasi eelmise valikuvabaduse juurde, kuna Priit Sibul on meil siin. Küsime siis seda, kas Eestis on võimalik teha niimoodi islamiusuline või budistlik kool? Kas on selline mingisugune piir on ees, kus midagi tohtis teha? Ei ole seda mingisugust piiri? No, küll jah, piiri oleks. Nii et on täiesti võimalik, ma teen budistliku kooli, on võimalik satanistlik kool teha. Kristlik koolid meil on kahjuks on võimalik. Ma mõtlesin, et on see piiri, või suur on see valikuvabadus? No põhimõtteliselt reegel on ju see, et iga kool, kes saab koolitusloa, peab eelkõige täitma riikliku koolitusprogrammi. See on esimene niisugune reegel. No see on see ühtne aluspoliikas, kõikidel lastele. Aga mis sinna lisandub, siis selles osas tõepoolest ega seadus ei pane praegu piiri. Tohi vastu minna põhiseaduse. Ja seda loomulikult põhiseaduse vastas ideoloogia. Kas islami usuline on põhiseaduse vastane või ole? Kindlasti mitte. Küsime kaitsepolitseilt hinnangu. Sest kui inimesed, kes seda veavad. Me teame väga hästi, eks ole, milline ilus roosamanna oli nõukogude ideoloogia. Et tegelikult, kui võtta nõukogude ideoloogia, siis ega see pole ju põhjusega vastu. Kui eesti keele ja kultuuri toetamine preambulas on olemas, siis satanistlik kool on eesti keelne ja toetab eesti kultuuri, siis las ka käivad. Põhimõtteliselt. Tagasi tulles selle rahastuskonflikti juurde või selle juurde, et mis on siis nagu kohaliku omavalitsuse nägemus, et kuidas neid piire nagu tõmmata, et kui palju selliseid vanema algatusi saame nagu toetada ja kus me peame ütlema, et jah, kahjuks meil on riigi poolt ja pandud kohustus kõigepealt tagada oma koolide ja lasteaedade rahastus ja siis, kui sealt midagi üle jääb, siis me saame toetada teisi alternatiivseid vanemate algatatud koole ja lasteaedade. Hakkame selgelt teistele siis. Võin Tartu tingimustes rääkida, võib-olla parim näide Tartu kohta on see, kuidas Tartu toetab lasteaia või alusharidust. Et seal on Tartu jaoks tähtis see, et lapsed, kes soovivad alusharidust saada, kes soovivad lasteaias käia, et ei oma tähtsust, et see koht siis luuakse ja koht on olemas munitsipaallasteaias või siis erahoius või eralasteaias. Ja selge on olnud ka nüüd aastate jooksul selgeks saanud see, et Tartu ei ole loonud nii palju lasteaiakohti munitsipaali, et kõik soovijad seda saaksid ja sellepärast on juba aastaid toetatud eraettevõtjaid, et nemad neid looksid ja on antud nii investeeringutoetust
ja ka pearaha makstud nii lastehoidudele kui siis lasteaedadele. Nüüd see süsteem läheb natuke ümbervaatamisse või on ümbervaatamise käigus ja tehakse sinna natuke muutusi, aga mitte selles mõttes, et raha eraettevõtluselt ära võtta, vaid et natuke raha andmise juures seada ka mõningaid tingimusi ja üheks tingimuseks on see, et lastevanemate osalustasu oleks eraettevõtjal huvi hoida võimalikult madalal ja siis linna poolt kompenseerida seda, mis siis lapsevanemalt võtmata jäetakse. Aga koolidega on tegelikult Tartus sama lugu, et täna veel Tartu esimese klassi minevad õpilased mahuvad ära linna põhikoolidesse ja olemasolevatesse erakoolidesse, kuid järgnevad 3-4 õppeaastat on esimesse klassi rahvastikuregistri järgi praegu tulemas nii palju lapsi, et pole midagi parata. See paljudes või päris mitmes koolis tuleb tagasi teha teine vahetus ja siin nüüd jällegi, kui Tartu linna saavad aidata erakoolid, mis täna mõtlevad laienemise peale, on oma ruume suurendanud, siis tegelikult jällegi Tartu linna soov on see, et lapsed saaksid parimad haridustingimused, õppimiseks paremad tingimused ja võimalused, et toetada siis ka erakoole ja seda ta on teinud ka kogu aeg. Nagu Tartus ikka öeldakse, et tähtis on see, et eraettevõtjad tulevad appi linnale ja loovad kohti nii lasteaias, hoius kui siis ka koolis. Lapsed on meie kõigi olnud Tartu linna lapsed. Tartu on selles mõttes suurepärane näide, kui ma kuulan, et meil Otepääl on kaks kooli, meil on Otepää gümnaasium, Pühajärve põhikooli ja siis on olemas üks suurlasteaed ja Pühajärve põhikooli juures on ka lasteaiarühmad. Et hetkeseis on meil selline, et me pigem tahaksime endale lapsi oma koolidesse. Lasteaias on meil lugu selline, et naabrivaldade lapsed meil enam ei mahu. Aga ma kujutan ette, et kui oleks üks vanemate algatusrühm, kes tahaks teha ühte sellevaatset kooli nagu siin või siis seda leiutajate külakoolilaadset kooli näiteks, eks ole, siis omavalitsus, ma arvan, et Valdo tegelikult suhteliselt hästi hakkama saab omavalitsus, et me kindlasti toetaksime seda, aga ma samas ei usu, et me toetaksime seda sarnasel määral kui oma koole. Sellepärast, sest ka meil on valida tegelikult kahe erineva tüübi kooli vahel. Ma saan aru, et Valdo haridus oleks kolmas variant. Et oma suutlikkuse piires, oma inimeste ja oma laste jaoks omavalitsus paneb õla alla, aga tõesti vastavalt oma võimalustele. Ja siin on mingi teatud vahe olemas. Kui keegi tahaks teha meile lasteaeda täna, siis selle puhul küll me tunneme, et see õlg, mis vallavanem oleks. Sest meil on lihtsalt otsene vajadus, et see on nagu vajadusega seotud. Tegelikult. Eks ta nii ongi, et täiesti õige, et nii kaua kuni munitsipaal, olgu see siis lasteaias või siis koolis, on kohti natuke napilt ja siis on täiesti loomulikult omavalitsus eraettevõtlust toetab ja initsiatiivi toetab. Selge see, kui hakkab ruum üle jääma, siis loomulikult hakkavad ka kulud suurenema, õpilas pearaha kulud, nii et eks siis muidugi peab omavalitsus mõtlema. Täna Tartu on selles mõttes õnnelikus olukorras, et on lapsi ja koole ja koolikohti linnal on juba natuke napi. Põlva olustikku ilmselt kohalolijad teavad kõige paremini, aga Põlva on ühest küljest õnnelikus ja teisest küljest ka raskes olukorras võrreldes Tartuga või Otepääga. Ühest küljest on meil ju nõnda, et meil Põlvas õpilaste arv vähendab. Ja samas meil on koolikohti piisavalt, meil on lasteaiakohti piisavalt
Ja mis puutub nüüd alternatiivkoolidesse, siis teistesse koolidesse, siis jah, me oleme valiku ees. Riik paneb meile kohustuse tagada kõikidele lasteaiakohad ja tagada õpilaskohad, koolikohad. Ja need on meil olemas ja vastupidi, meil hakkab neid üle. Ja kui siin Tartu puhul toodi näide, et esimese klassi õpilaste jaoks kohti ei jagu ja lasteaia jaoks kohti ei jagu, et siis toetatakse eraettevõtlust või erakoole lasteaia. Põlva tingimustes on nõnda, et me oleme maakonnakeskustest ilmselt ainus, kellel on ka näiteks puuetega laste kool. See on omavalitsuse kool, kus õpilase kohamaks on peaaegu 600 eurot. Ja selle maksab loomulikult kes? Omavalitsus. Riigilt saame ainult õpetajate töötasu ja need on ka nii-öelda normatiivsed, nii et kõik töötajad ei saa ka riigitasu. Aga muu ülalpidamine selle kaasa, see näib. Ja kui me koolikohtadest räägime, siis kõik me teame, kombinaatkoolid on kõige odavad. Ehk siis õpilaskoht Põlva ühisgümnaasiumis maksab 47 eurot. Teise teate, tähendab, mammaste koolis on see hind 63 eurot, kui ma õieti mäletan. Ja praegusel puhul Põlva keskkoolis õpilaskoha hind 97 eurot. Ja Rosma koolis, nagu te teate, 148. Mida väiksem on kool, seda kallim see tegelikult on ülalpidamine. Ja vaat siit nüüd tulebki see omavalitsuse valik. Ega me iseenesest ju riigilt taolisteks tegudeks me ei saa, või toetusteks ei saa mujalt raha, kui see sama nii-öelda riigi üleüldine toetusfond, mida siis saavad peaaegu kõik omavalitsused, vähemal või suuremal määral. Aga küll ei tule seda nii palju, et see kataks ka näiteks õpilaskoha maksumuse. Teisiti öeldes see arvamus nüüd, et üks pere näiteks kolib Põlvasse ja et sellega seotult nüüd ta toob nagu raha juurde ja kui tal on 2 last näiteks koolis, arvestame sellega, et ühe inimese kohta tuleb pisut üle 80 euro tuleb nii-öelda selle toetusfondi raha. Ja kui me äsja kuulsime, et 148 eurot kuus on see kohamaks, on kuus, siis tegelikult aastane raha, mis tuleb inimese kohta, see ei kata ühte kuud ka. Nüüd, kui me sinna juurde liidame tulumaksu, mida eeldatavad lapsevanemad maksavad, kui nad töötavad, siis sõltub tulu mahust, kui suur siis see tulumaks on, kas see nüüd on sinna 150 euro kanti kuus või mitte tulumaksus. Sellest tulenevalt siis sõltub, kas see nii-öelda katab ära või ei kata. Aga kõik ei saa panna rahasse. Vaat see ongi see sama lugu, eks ole, et kui me siin praegusel puhul oleme seda teed läinud ja nõnda on otsustatud, et Rosma koolis õppivatele lastele makstakse rohkem toetust tegelikult kui teistele lastele läbi kooli, siis sageli seda nagu ei panda tähele, aga see on valiku küsimus. Ja teisalt makstes Rosma koolile täiendavalt kulusid või täiendavalt kooli ülalpidamisraha rohkem kui seda näiteks õpilase kohta teistes Põlva koolides, siis see ongi see valiku küsimus. Aga et seda teha, me peame tegelikult väga optimeerima koolivõrku, haridusvõrku oma vallas. Selle juures me ei saa enam pidada 2 sellist väikest kooli, teisiti öeldes ma enne mainisin, Põlva keskkoolis on õpilaskoha hind 97 eurot, kui nüüd tuleb juurde veel õige varsti riigigümnaasium eraldi hoolena, siis tahes tahtmata me peamegi mujal kokku poole tõmbama. Ja seda teed me oleme nüüd läinud.
mis puutub lasteaedadesse, siis nagu öeldud, lasteaiakohti meil on ja on nõnda, et me saame isegi teistest omavalitsustest lapsi lasteaeda võtta, aga samas praegune prognoos näitab, et juba 5-6 aasta pärast töötavad meie lasteaiad selgelt alakoormusega. Mis tähendab seda, kui praegu lasteaia koht Põlva vallas maksab 186 eurot kuus, millest lapsevanem katab 15 eurot, siis mõne aasta pärast me seisame valiku ees, kui suur siis peaks olema lapsevanema osa, et me tuleksime omadega toime või milliste eelarveridade pealt me saame täiendavalt raha kanda nii-öelda lasteaia ülalpidamiseks. Need on jah, küsida, et kui kombinaatkooli pidamine on majanduslikult mõistlikum kui väikeste koolide, siis kas Põlva on oma arutelude käigus kunagi kaalunud, et tooks selleks, et tagada valikuvabadust hariduses, suurde kombinaatkooli mingi teise pedagoogilise aluse, erinevalt sellest, mis seal praegu on, et lastevanematel oleks siis see valikuvabadus panna näiteks oma laps suurde kombinaatkooli, aga lihtsalt teisel õppemeetodil siis õppida. Omavalitsus ei ole kahtlemata selle vastu, aga siinkohal me ootaksime küll lastevanemat initsiatiivi. Mina tahaksin öelda, et ma olen seotud ka Pühajärve kooliga ja me oleme lapsevanematena püüdnud seda kooli muuta ühes ja teises suunas, aga vaadake, see ei õnnestu. See õnnestub ainult juhul, kui seda soovivad õpetajad, kui nad arvavad samamoodi. See on suurepärane kool, ma seisan selle eest, loomulikult. Aga ma mõtlengi lihtsalt, et muuta saab siis, kui seda tahavad teha ka need, kes koolijuht, eks ole, õpetajad. Enne me kuulesime ja lapsevanemad ka loomulikult ja neid ei saa olla mitte üks ekabis, eks ole. Et enne me kuulesime väljasõppest, eks ole, väljasõppe lasteaedast. Ma mõtlesin, et meil on Pühajärve kooli juures ju ka suurepärane lasteaed. Väga palju tegevused on väljas. Miks ei võiks üks päev nädalas toimuda väljasõppe? Võiks. Meil on kõik tingimused selleks olemas. Aga siis ma mõtlesin meie kasvatajate peale. 6 kasvatajat, meil on seal sõimerühm ja vanemad, selline segarühm, eks ole, vanemad lapsed. Ja mõtlesin, et 6 kasvatajast 2 poolt oleks sellest huvitatud, aga teised ei oleks. Ja siis seda ei saa teha. Et tegelikult ei saa muuta minu arvates mitte midagi, ütleme, olemasolevas institutsioonis, kui kriitiline mass ei taha teha. Kui koolidirektsioon on ikkagi õusõtta kool, siis saab. Siis saab, aga ma ütlen, et meie oleme proovinud näiteks Pühajärvele sisse viia avastusõpet ja see ei ole õnnestunud meil sellisel moel nagu lapsevanemad. Mitte kõik lapsevanemad, aga lapsevanemad on oodanud. Nii et, ja siin ei ole midagi teha. Aga ma nüüd Georgi jutu peale ütlen ka, et tegelikult see ongi ju, mõnes mõttes ongi poliitiline otsus, et kuidas sa seda koolivõrku teed. Et ma ütlen, et meie täna oleme õpetajal mõelnud, et jah, meil on 2 kooli, et lapsevanemal ei ole valida küll erinevaid pedagoogikaid, aga tal on valida kogukonnakool ja suurem kool. Ja omavalitsus saab lisaks rahalisele toele, ma ütlen ka ju siin, saab ju öelda, et meil ongi valida erinevaid koole, mis teile sobib, mis teie lapsele sobib. Kui ta ühes koolis ei saa hästi hakkama või ta ei kohane seal, siis on tal mingi alternatiiv. Et samas see teie Roosikool, ka meie vallas käib lapsi teie juures, aga siin Rosmal ei käi. Selles mõttes ma lihtsalt tean arvete pärast. aga et oleks Rosma lähemal, siis käiks, sest ma tean meie kogukonnas Otepäädis inimesi, kes tooksid oma lapsi siia. Ja mitte ühtegi Otepääda kooli, aga see vahemaa on natuke veel igal. Näiteks ma korra küsin veel Põlvaga osas, et kui mõelda selle peale, et see riigi gümnaasium tuleb siia, et siis näiteks ka seal on see valikuvabaduse võimalus olemas omavalitsusele otsustada, et näiteks ühe gümnaasiumi osa näiteks kujundame välja hoopis näiteks Valdorf gümnaasiumina. Tartus küll on niisugune, et kas see võiks olla näiteks mingi mõte, täiesti tühjalt korratud, kellel tekkinud mõte,
mida arendada edasi selleks, et saada aru, et seesama valikuvabadus, mis on algusest peale, lasteaiast selle pedagoogikaga kuni siis tegelikult lõpuni välja, et see võiks tegelikult tähendada nagu paljude laste ja vanemate jaoks ka seda terviklikumat nägemust sellest konkreetsest pedagoogikast algusest lõpuni öelda. Ja teistpidi võiks anda omavalitsusele mingisuguse sellise põneva erisuse võrreldes teistega, võib-olla mingi konkurentsivõime suurema, võib-olla mingisuguse maine või mingi muu väärtuse juurde. Ma pean kahjuks nentima, et see ettepanek tuleb esimest korda. Me juba oleme rääkinud riigigümnaasiumi õppesuundadest. Õppesuundade kujundamisel me saame kaasa rääkida. Praegu kindlasti veel. Ma ei tea, kui palju tulevikus riigigümnaasiumi puhul jäetakse omavalitsusele sõnaõigust. Sest tegelikult riigigümnaasium tähendab ikkagi seda, et ta on otse Haridus-Teadusministeeriumile alluv õppeasutus ja seal peaasjalikult ikkagi mõjutab asjade käiku ja valib ka kaadri Haridus-Teadusministeerium. Aga selle ettepaneku ma võiksin väga vabalt järgmisel läbirääkimisel lisada Haridus-Teadusministeeriumi spetsialistide. Kui praegu on just see õppekavade kooskõlastamise aeg ja samas ka projekteerimiseks alles läheb, siis me saaksime ehk veel tõepoolest sinna ühe suunana Waldorf pedagoogika lisada. Mina oleksin küll selle poolt, mitte sugugi vastu. Mida erinevamaid harusid me suudame pakkuda lastele, seda kindlasti me rikkamad oleme. Et täiesti selge, et see oleks erisus ja arvestades, et meil on siin Johannese kool olemas, siis seda enam ta sobiks siia suurepäraselt ja lapsed, kes siin lõpetavad põhikooli, ei peaks minema Tartusse. See oleks oluline. See oleks ka täiendav argument toetada näiteks seda kooli teie valla poolt või omavalitsuse poolt selleks, et teil on oma see gümnaasiumi osaga seal üleval kuhu, mis omakorda toidaks seda. Jah, nii ongi. Ma tegelikult ütleksin nii, et paljud lapsevanemad võib-olla sellepärast ei panegi oma lapsi ja Johannese kooli, et nad näevad, et nad ei saa minna lõpuni selle sama pedagoogikaga ja kardavad, et võib-olla 10. klassis gümnaasiumi osas tuleb probleem. See kahtlemata oleks plussiks ja teisalt, kui siia tuleb rohkem õpilasi, siis ma väga loodan, nii nagu ka teiste koolide kogemus on näidanud, kui õpilaste arv on optimaalne. Ma ei ütle, et siin peaks olema sama suured klassid kui üldhariduskoolis. Aga kui on suuremad klassid, siis tegelikult õpilaskoha maksumus peaks ju minema allapoole, mis on meie kõigi ühine huvi tegelikult. Ma tahaksin ka enne öelda, et ma ei tea, minu jaoks natuke nüüd ütleme, et see, et õppesuunad ja Waldorf-suund, et ma väga loodan, et avatav riigigümnaasium ja nii nagu teisedki vastselt avatud riigigümnaasiumid, päris mitmed nende hulgas, et tegelikult muutuvad tänapäevasteks koolideks, ehk siis sisu on tänapäevane. Ja küsimus sellest, et kas see metoodika on Waldorf, ma tahaks, et tegelikult sinna kooli jõuaks tänane kaasaegne 21. sajandi õpikäsitlus ja siis meil ei ole küll enam nii palju vaja rääkida, et kas on Waldorf-suund või mitte, siis see õpikäsitlus ja see õppimise arusaamine õppimisest, kuidas see toimub, mismoodi need õppimised toimuvad, et see ei ole siis enam see 19. sajandi kool, mida me tegelikult täna koolis väga sagedasti näeme. Ja siin ka, et mina tahaks olla selles mõttes optimistlik, vähemalt ma praegu küll olen, et pidajana saab siiski üht-teist ära teha ka, mis puudutab kaasa rääkida ja mõjutada kooli sisu. Et mul on kahju tõesti, et aastaid tagasi tehti otsus, et koolijuhtide töölepingud muutusid tähtajatuteks, tähtajaliste asemel ja ma väga loodan nüüd tervele mõistusele, et see asi muudetakse, sest hästi palju
peaks ikkagi pidaja saama kaasa rääkida selles just nimelt või kaasa rääkida ka või mõjutada siis ka seda, et mis seal koolis toimub, et kas see on kaasaegne, kas see on ja koostöös koolijuhiga, kes on huvitatud sellest, et tal on arenevad õpetajad, tal on õppivad õpetajad, tal on katsetada ja eksida julgevad õpetajad ja et ainult niimoodi koostöös ühe sellise õppija või õpikogukonnana, et nii see kool areneb, et selles mõttes ma loodan, et kui riigigümnaasium Põlvasse jõuab, et ta tulebki sellise sisuga ja jõuabki, et ta sobib ka tegelikult täna 9. klassi siin Johannese koolis lõpetavatele õpilastele, et ta on kaasaegne kool, mitte selline nagu 19. sajandil, nagu nüüd praegune Külo. Kas on õieti aru, et Põlvasse tuleb teine gümnaasium juurde või see praegune muutub riigigümnaasium? Tähendab, ei muutu praegune riigigümnaasiumis, vaid tegelikkuses hakatakse ehitama järgmisel aastal uut hoonet. Ja siis hetkel, kus on valmis, siis on 2 gümnaasium. Ja siis lõpetab tegevuse praegune gümnaasium. Ikka selle asemele ja täienduseks Katrinile ma olen väga nõus sellega, et direktorite lepingud peaksid olema tähtajalised. Sest koolijuhi väljavahetamine on tegelikult on siiamaani sellest vabadanud, aga on teisi meelsusi ka. Koolijuhi väljavahetamine tegelikult ei ole suuri lihtne. Aga siis üks mõte kommentaar siia juurde, et toetan sellegi mõtted küll, et võib-olla te saate argumendi juurde endale sinna haridusministeeriumi poole pöördudes, et maailma innovatsioonikeskus on Silicon Valley Ameerikas ja seal see tippfirmade spetsialistid ja juhid on pannud oma lapsed eranditult Waldorf kooli, mis toimub kuni ülikooli, ehk siis see keskkoolitase ka. Ja neil on väga selged arusaamad põhjendused, miks see nii on. Ja statistika näitab, et sealt edasi läheb ülikoolides 7-8% ja väga edukalt. Et seda kogemust tasub uurida ja argumendi välja. Olvi. Selge see, et tegemist on sellise kompleksse probleemiga ja mul on siin juba väga mitu välja kirjutatud punkti, aga minul lapsevanemana jääb ikkagi arusaamatuks, et kas mul tegelikult on seda valikuvabadust. Ma saan aru, et põhiseadus ütleb, et mul on õigus valida alusharidust, andvat õppeasutust ja nii edasi. Jah, ma võin valida, aga kui see omavalitsus tegelikult ei maksa seda suuremat osapoolt, siis kes võtab selle nii-öelda, nimetagem seda siis riigipoolseks vastutuse kandmiseks. Et mina lapsevanema saan valida, aga kui minu kohalik omavalitsus ei toeta seda valikut, siis mul ju tegelikult valikut nii-öelda ei ole, et siis see kandub ju sellele antud juhul siis Rosma kooli seltsi pidajaga. See suurem osa, see näiteks lasteaia osas 200 eurot, et lapsevanema osa, mis on kuni 50 eurot koos söögirahaga pluss 200. Nii, ja ma saan siit Tartu jutust ja sellest aru, et see kõik on tore siis, kui teie enda lasteaedades kohti ei ole. Aga mina teen oma valiku lapsevanemana nagu pikas perspektiivis, et kui see olukord muutub, nagu ka Georg ütleb, et juba on Põlvas ja siis ta ei soosi seda rahastust, et ma ei saa ju tõsta oma last 2 aastat siia, 2 aastat sinna ja me keelekasutuses siiamaani räägime alternatiivharidus, mis ei ole Waldorf pedagoogika puhul ju alternatiivharidus, meil on riiklikult tunnustatud õppekava, aga me ikkagi kõik võtame seda kui teisejärgulisena või alternatiivsena. Ja siis me jõuamegi selle raha ja sisu suhte peale ja nagu tuleb ka Otepää esindaja jutust, et ega me ei saa vägisi liita ja lahutada, et meil jääb seal maja üle ja siis me teeme Waldorf gümnaasiumi või mingi muu rühma tõstame sinna ja see toimib sealt valutult edasi. Et need on nii keerukad nagu Otepää näite puhul seda üksmeelt saada, seda sisu luua ja need on jätkusuutlikud ja pikad, et kooli tehes ja iga kord me seisame ju kohalike omavalitsustega selle dilemma ees, et eelarve võetakse vastu aastapõhiselt ja neil ei ole mingit pikemat garantiid, ei hoonete remontimisel, mis kuuluvad antud juhul veel poole vallal ja nii edasi, et need on nii segunenud küsimused,
aga lapsevanem ja Eesti riigi kodanik tehes sellist valikut ei mõtle loomulikult omavalitsuse tasandit ja nii edasi. Minu küsimus kokkuvõttes on, et kui palju on omavalitsuse Eesti riik täna võimeline seda oma algatust välja kandma ja seda aktsepteerima kõige selle taustal, mis näebki siis seda suuremat rahastust, kuna väiksemate koolide pidamine on kallim ja nii edasi, et kus mul on ikka tegelikult valikut, kui ühel heal hetkel on neid kohti üle ja siis öeldakse, et noh, sorry, et sellele meil enam raha ei jää. Tegelikult mina näen pikemas perspektiivis küll mitte mingisugust paranemist, mida me ei näe. Sest kui riik praegusel puhul ikkagi rahastab omavalitsusi sellise mudeli järgi, nagu ta rahastab, siis järjest raskemaks läheb mis tahes alternatiivide hoidmisega. Mis tahes. Sest olgem ausad, Põlva valla eelarve jõudis tänavu 2008. aasta tasemel. Vahepealse aja oli lihtsalt totaalne kukkumine. Ja nüüd sellel aastal me jõudsime 2008. aasta tasemele, aga samas kõik hinnad on ju vahepeal läinud ülespoole. Ja nii nagu Linnade Liidu ülevaates selgub, tegelikult on peaaegu 60 omavalitsust veel Eestis, kes ei olegi jõudnud 2008. aasta tasemele. Ja kui nii edasi läheb, siis ma ütlen, et alternatiive sa nagu pakkuda ei saa, see peab millegi arvelt tulema. Sest sul on kohustus tagada kõigile nii-öelda see kombinaatkool. See on sinu kohustus ja see sama laste. Ma saan aru, eks ole, Priit rahvukab pead, ütleb, et ei ole kohustus, sa võid teha ka, eks ole, nii-öelda Valdorf kooli ja teist ei teegi, eks. Absoluutselt, ainukene asi, eks ole, et aga mismoodi ma nimetaksin siis, eks ole, seda kooli, kui meil oleks üks Valdorf kool, täpselt samamoodi kombinaatkooliks, olgem ausad. Sest, ei no miks? Valdorf pedagoog, see on sisuline pedagoogika. Küsimus ei ole kui suur, see on Valdorf koolis võib õppida 2000 inimest. Loomulik, aga ma nimetan just seda suurust, et teisitud rahaliselt on ökonoomsem suure kooli pidamine, kus õpilaste arv on täpselt selles samas järgus, mida nagu riik rahastab. Ja nüüd, kas me tahame seda või ei taha? Mina näeksin pikas perspektiivis ainult ühte varianti. Nii-öelda teistsuguse õppekavaga, teistsuguse alushariduse või teistsuguse kooli tegemiseks nii-öelda selles suuremas ringis. Et kui meil näiteks Põlva maakonnas hetkel on olemas üks Valdorf kool, siis ma arvan, et Valdorf kooli ehk sellel tasemel piisab. Aga võib-olla on mingi teine niisugune õppevorm veel, eks ole, ja see võiks olla siis ka, näiteks oletame Räpina baasil või, et me suuremas kogukonnas ehk suudaksime, kui me lähtume samadest võimalustest, mis eelarveliselt antakse omavalitsustele. Aga et me saaksime ühes omavalitsuses pakkuda nii palju erinevaid valikuvõimalusi, seda ma ei näe. Priit, sa tahtsid midagi enne kommenteerida? Tahtsin Katrinist lihtsalt küsida, et see rääkisid nagu sellest, et ma võib-olla natuke skeptiline riigigümnaasiumide osas, aga Viljandi Jõgeva, mida ma natuke tean, et mis mõttes nad on kaasaksed koolid võrreldes sellega, mis on täna Põlva ühisgümnaasium, et ma kuidagi ei ole väga suur vahet aru saanud ja et äkki selles kontekstis polegi vaja nagu teistsuguseid pedagoogilisi metoodikaid, et minu meelest toimub seal nagu kõik endist viisi, ainult see, et õpetustele korraldatakse konkurss ja nad saavad sinna toimima, aga need filosoofia on seal ju täpselt samas, mis munitsipaalgümnaasiumites. Ma ei oska nüüd öelda, et filosoofia sama tähendab Viljandi gümnaasium on selgelt arenev gümnaasium, nii nagu kõik uus ja alustanud, et ta liigub sinna poole, et jõuda erinevate või jõuda tänapäevase õpikäsitluse juurde ja tänapäevast õpikäsitlust rakendada niimoodi, et ta tõesti pakkuda õpilastele suuremaid valikuid, suuremaid sellist võimalust valida, aga mitte ainult siis konkreetselt sellise
traditsioonilise sellise tunniplaani järgse tegevusega. Et eks see kõik nii nagu Otepää kolleeg ütles, et hästi palju on õpetajatest kinni, et kuidas õpetajad oma mõtteviisi ja muutustega seda kõike jõuavad. Ma pigem arvangi, et hästi oluline on pöörata täna tähelepanu selle kooli sisule, sellele õpetajale, sellele mõtteviisile, sellele õppimisele ja arengule seal sees, et see on tähtis ja see muutub tasapisi, see ei muutu ühe kooli loomisega, sest et kui täna otsib kool vastuseid küsimusele, et miks täna peaks tulema õpilane, täna 21. sajandil peaks tulema õpilane kooli, sest tal on see, mis oli vanasti, et õpetaja oli see tarkuse apostel, tema teadis, tema ei lugenud raamatut, teistel ei olnud sinna raamatu juurde ligipääsu, siis täna on kõik muutunud. Igal õpilasel on täpselt samasugune ligipääs nagu õpetajal kõikidele andmebaasidele, tarkuse salvele läbi interneti, nii et kui täna kool otsib aktiivselt küsimust sellele või vastust sellele, et miks peaks tulema õpilane kooli ja miks just meie kooli, siis mul on usku sellesse kooli. Ülo ja siis Volvi. Jah, mulle ei kõrva lihtsalt oli teie lausest, et alternatiivharidus on teisejärguline. Et see on ilmselt tunnetuslik asi, et võib-olla siis üks asi, mida me saame kõik teadvustada ja inimestele rääkida, et alternatiiv tähendab põhimõtteliselt teist valikut, mitte teise järgulist valikut, eri kategooriad, jah, et see on. Ja teine asi on siiski, mis kõlas läbi minu meelest, et ma arvan, et me peaks enda jaoks teadvustama, et kui me räägime alternatiividest ka hariduses, siis alternatiivid ei pea olema samaväärsed. Te rääksite rahast, alternatiiv võib olla, et ma panen Põlva gümnaasiumis pearahaga 60 eurot ja ma panen Valdorf kooli pearahaga 140 eurot ja see ongi alternatiiv. Nad ei pea olema samaväärsed. Ja see on asi, mida tuleks teadvustada kogu aeg igal pool. See tähendab, et me ei räägi võrdsustamisest. Nii, see on põhimõtteline küsimus. Kui me eeldame, et meil on kogu aeg võrdsed valikud, siis me jookseme ummikusse. See väga hästi jookseb kokku mu järgmise küsimusega. Ehk, et kas ma saan ikkagi aru, et täna riigi poolt vaadates me ei ole nendeks erisusteks valmis selles mõttes, et just nimelt selliseid alternatiivseid valikuid pakkuda ja samas me tahame seda ühiskonda muuta, olemasolev pilt meid justkui ei rahulda, aga neid teistsuguseid otsuseid me ei ole valmis selles mõttes tegema, et kui nüüd tahakski teha Põlva kirik, oma kiriku kooli näiteks ja kui ta ületab selle lävendi, mis täna Eesti riik on kehtestanud ehk oma õppekava, siis loomulikult me ei saa neid liita lahutada, need ongi erinevad lähenemised, aga kui ta selle lävendi ületab, siis ta peaks olema samaväärne. Ja selle pearaha võib olla hoopis mingi kolmas. Üks kommentaar siin juurde, ma ei tea, kus teie aga minu teada Eesti Vabariigi seadus ei keela ja seda tehakse, et on siiski veel üks alternatiiv, millest täna räägitakse, kodusõpe. Iga lapsevanem võib jätta lapse koju, vist on seaduse järgi kord poole aasta jooksul, käib mingi kooli juures ja näitab oma taset ja on kõik. Nii et see on alternatiiv. No jah, põhiarvus on alternatiiv. Oli ma võin vastutada selles mõttes, minu arvates Eesti riik täna ei toeta ka sellist alternatiivi, vähemalt maal, et üks kool on suur ja teine väiksem. Isegi kui nad annavad traditsioonilist haridust. Sest see hariduse rahastamine on seotud sellega, palju on õpilasi. Ja see väga suur ja kardinaalne muutus tuli muidugi sellega aastamises. Ja ma pean täitsa siiralt ütlema, et mõned aastad tagasi, kui Pühajärve kooli kinnipanemine oli, siis meie argument oli, et rahalises mõttes me ei ole vallale kahjulikud. Me ei olnud. Aga kui me täna tahaksime seda kooli sulgeda, see vallavalitsus muidugi ei taha ja ta ei sulge seda kooli, aga põhimõtteliselt siis täna majanduslikus mõttes kahe kooli peale kokku saame me õpetajatele maksta palka ja asju üleval pidada, aga rahalises mõttes Pühajärve kool on omajagu kallim.
nii et täpselt nii on, et sa teedki neid valikuid, et neid valikuid teebki omavalitsus sellest, ütleme, sellelt baasilt, et mida ta otsustab, või mitte tema, aga siis inimesed, kes on neid valinud, see on poliitiline otsus tegelikult, kuidas sa neid rahasid jagad ja kelle vahel, aga üks asi veel, ikkagi ainult kahjuks selle raha piires. Sest kui on väike omavalitsus või lapsi jääb vähemaks ja inimesi jääb vähemaks, ei ole lihtsalt rohkem raha. Et see on nagu kõige õudsem, et see ei käi suurte linnade kohta, okei, aga lihtsalt kui raha ei ole. Ja ei ole. Eriti suures linnas on täpselt sama moodi. Eriti suures linnas, seal on sama moodi, aga Tartus ei ole. Aga kui Priit te ütlesite, et on põhimõtteliselt võimalik Valdo kool kombinaate 1000 õpilasele. Mina ei teadnud, et see metoodiliselt on võimalik. Kui te nii ütlete, siis on see üks põlvšanss. Ülle. Ma tahtsingi seda öelda, et kui siin juttu Silicon Valley's, mul tuli see pilt silme, et tööd me oleme ju harjunud mõtlemas praeguses raamis, et see praegune kombinaatkool on nagu see põhivoolus, eks ole, see on alternatiivsel kõrval. Aga ma hakkas mõtlema, et tegelikult saab vastupidi olla. Et see Waldorf-haridus on nagu see nii-öelda see põhivoolus. See suurkool. See suurkool, jah. Kui me ütleme, et see on nii hea asi, eks ole, et Silicon Valley'maad tippjuhid sinna lapsi panevad, on ju. Miks mitte? Ja see teine variant oleks see nii-öelda alternatiiv, et see on nagu vaatepunkti küsimus. Ja Waldorf-kooli on võimalik teha niimoodi küll, ma vastan selle küsimusele. Seisalt ongi see, et sul on nagu erinevad majakesed näiteks, eks ole, mis on, kus on lihtsalt, ütleme, see kollektiivses majas on sul väike, see põhiseltskond, kellega see laps siis suhtleb, on seal sama ühes majas on ju. Et ta ei ole sealt nii tohutu suur, kus on palju asju koos. Ja su klassis tegutsemine, see on ka muidugi teine juhtum, et Tartus on ju ka koolus olnud päris suureks, et nagu mitut midjana võib lahendada. Ülle, ma lihtsalt tahtsin seda, et Waldorf-koolid ei ole algusest peale kunagi tehtud selleks, et nad oleks väiksed koolid. See on lihtsalt praegune tegelikkus Eestis. Aga nad on alustanud väga suurte klassidega ja Saksamaal need praktikad, kus mina tegin ka oma praktikat 1000-pealises koolis, klassid on 40-sed. Et kohati kasutatakse mitut õpetajat, aga see sisuliselt ei ole see seotud sellega, et see kool peaks väike olema. Ta võib ka väike olla. Ma kogitan õige, aga siis me jõuame täpselt sinna sama alguse tagasi, et peab olema piisav hulk lapsevanemaid ja lapsi. Ja õpetaja, kes seda soovib. Vanematel ei ole, teeb see üle jõu. Võib-olla ta tahaks panna oma last, aga ta peab vaatama reaalselt näkku oma eelarvele ja kui omavalitsus ka ei toeta, seda on, üks omavalitsusi on ja ta ei saagi panna. Et siis tegelikult valikut ei ole. Ei, ma tahan lihtsalt öelda, et keegi ju ei keela ühelgi omavalitsus pidada Waldorf-kooli, aga Eestis siiamaani ei ole jätkunud millegipärast selliseid omavalitsusi, et ta ei ole, et ta ongi nii-öelda tänu sellele, on kujunud alternatiiviks, et pole nii-öelda olnud kellegi tahet ja sa alati võidki öelda, et sa oled kuskil mingi väike grupp. Aga selles mõttes küll Georgile soovitaks, ma arvan, et see aeg lihtsalt, kui kaasaegse koolini jõuaks, ka Katrin kirjades tuleb natuke liiga aeglaselt, et võimalik on, siis ma õhutaksin nii-öelda kaasa rääkima, et mitte on võimalik põlvas ta tuleb ikka nii kiiresti, nagu tulevad inimesed sinna taha, sest et ega meil hüppa üle oma varju midagi teha ei. Äkki Põlva mõtleb Soivarga siis. Seal peab olema õpetajad peavad olema. Nüüd tuli väike mõte, et kuniks seda 21. sajandi kooli ei ole ja et väita seda 19. sajandi pedagoogikat, siis Waldorf pedagoogika on 20. sajandi pedagoogika. Ma tuleks korra selle kaasaegse kooli juurde. Ma olen Priiduga ühel nõul, et minul on kas väga vähemalt asi. Ma vaatasin, kuidas see Inglismaal see asi on. Kas Tartu gümnaasiumis on niimoodi, et eri gümnaasiumites on eri moodulid, et lapsed saaksid ühe mooduli valida ise mooduli? Eks ole, 60% on meil vaba gümnaasiumites. Jah, kuna Tartus on nüüd puhtaid gümnaasiume juba olnud päris mitu aastat ja nüüd sellest sügisest lisandub üks ja järgmine aasta saab ka Tamme gümnaasiumid lahustatud nii põhikoolis kui gümnaasiumis, siis tegelikult kuva selles gümnaasiumis see moodulõppe olemas. Ei, ma mõtlen seda erinev moodulõppe, mina näiteks õpin Tammes, aga näen umbes Rehtanis mõnda moodulit. Ja seda muuseas ja see on nüüd tõesti juba täna väga aktiivselt laual. Just nimelt siin nüüd nende valikute ja alternatiividega tuli tõepoolest õpilased
soovivad väga erinevaid valikuid. Seda ei ole võimalik, näiteks täna tuli see lauale võõrkeelte valikute põhjal, sest et erinevad gümnaasiumid, kuna ta oli torukoolid, pakkusid väga erinevaid keeli, kellel oli soome keel, kellel prantsuse keel ja nii edasi. Ja nüüd, kui nad on tulnud kokku puhtasse gümnaasiumisse, siis tegelikult tekkiski see probleem, et selles konkreetses gümnaasiumi õpilaskonnas on näiteks prantsuse keele õppijaid sellel, ütleme, A1 tasemel vähem ja mõnes teises samuti, et luua päris oma rühma, siis tegelikult täna juba räägitakse sellest ja mõeldakse selle peale, et tõesti, kuidas gümnaasiumide vahel nende õpilaste liikumist teha ja toimetada nii, et tõesti, et iga gümnaasium ei hoiaks palgal prantsuse keele õpetajad, vaid et toimuksid nende õpilaste liikumised. Ja ma arvan, et kui me esialgu lahendame selle keele näol, mis on täiesti praktiline vajadus, siis tegelikult tekivad meil hoopis uhkemad soovid ja võimalused siis seal juures. See peab olema erinev moodi. Jah. Nii et see tegelikult on võimalik teha, aga jällegi peab olema vajadus, tahtmine ja kõigepealt tuleb pakkuda kõigepealt reklaamima, brändi peaks kõiguma. See peab olema see ei saa olla ühe omavalitsuse baasil, vaid see peab olema ikkagi tunduvalt laiem võrdlus. No Tartu on nii suur, et Tartu aga loomulikult. Tartu saab. Tallinn. Tartu ja Tallinn kokku palju. No aga samamoodi ka meie Otepääl ju tegelikult oleme naaberomavalitsustega rääkinud õpetajate vahetusest või ühise õpetaja sisseostusest, eks ole. See on paratamatult, et meil enam haldusreformi küll hetkel ei ole, aga teistpidi peab ise tegema kuidagi. Seda on, et ei peaks mitte liikuma õpilased, et peavad liikuma õpetajad. Et see on palju lihtsam ka rääkida. Ökonoomselt. No niimoodi on liigutud väljamaad. Aga ütleme, kui ma nüüd mõtlen selle Põlva ja teie kooli peale, siis iseenesest natuke siin kuulates mul tekib selline tunne, et mitu algkooli ja mitu põhikooli teil Põlvas on? Hetkel 2. Kolm. Neljas on hetkel veel ju see, nii et kui me võtame... See on neljas? Jah. Okei, kui 4 on, aga kui oleks näiteks 2, üks oleks see ja see, kus me praegu oleme, Rosma kool, eks ole, ja teine oleks siis kuskil teise Põlva linnas, eks ole, või kuskil, eks ole, siis tegelikult peaks olema ju siin vähemalt 30% rohkem lapsi ja selle võrra rohkem raha. Sellel sügisel on nüüd 3 korda rohkem lapsi kui eelmisel sügisel. On või? Esimeses klassis. Nägid? Siis hakkab ju toimuma. Nii saabki olema. 30%. Aga tähendab, et ma mõtlengi, et see ongi ju nagu see, et selleks, et ütleme, kui te ütlete, et Valdarkool ei pea olema väike, kui mina seda ka ei tea, aga et selleks, et see kool võiks olla üks, ütleme, enne oli juttu, et miks ei võiks olla samas võrdsel tasemel kool nagu on tavaline põhikool, eks ole. Siis selleks peaks olema lihtsalt piisaval hulgal lapsi. Ja siis omavalitsus võiks nii mõelda, teie saate seda proovida, teil on selline kool olemas. Et nullist ühe kooli tegema on palju keerukam, eks ole. See võib olla variant. Aga ma mõtlen lapsevanemana. Neid lapsevanemaid, kes ütleme valivad Valdarhariduse. Neid ei ole ka ju nüüd, need on, aga neid ei ole ka nüüd nii palju, kui võiks olla. Et see on jälle see teine teadvustamise töö. See on jah ajakirjandus, on see PR-töö. Mitte ainult ajakirjandus, aga lihtsalt, et see teadvustamine, sest et see, mida arvatakse kõrvalt, seda ei saa eeldada, et lapsevanem on tark, loeb ja tunneb ise huvi. Paljud ei ole sellised. Seda kogemust, just seda kogemust saab jagada võimalikult, peab jagama ja saab jagada võimalikult suuremas seltskonnas. Või ütleme võimalikult suuremas ringis ja see toob lapsi kooli juurde ja kokkuvõttes toob see rohkem raha ja kokkuvõttes omavalitsus mõtlebki, et see ongi täpselt samasugune kool siis. Jah, Volvidas. Et see suurim probleem ja kriitilisus tuleb sellest jätkusuutlikkusest ja põhiliselt meie lapsed ja kooli tulevad meie lasteaiast, aga meie lasteaed on just nimelt sellise rahastuse mudeliga, et kuna ta on eralasteaed, siis kohalikud omavalitsused ei pea seda raha maksma ja nii, kui meil lasteaias laste arv kahaneb, nii jõuab kooli vähem. Et see on ikkagi nagu ühtne tsükkel ja kui siin otsa tuleks see Erki välja pakutud gümnaasium, et siis oleks see loogiline
joon samasugune nagu siis nimetame seda tavahariduse puhul, et on jätkusuutlik, ta on üks joon, et mu laps käib samas lasteaias, koolis ja saab minna gümnaasiumi. Mulle on see tegelikult üllatus, et kohalikud omavalitsused ei maksa eralasteajale nii palju raha, kui nad maksavad teistele lasteaedadele. Ma olen ütlema, et see raha, mida omavalitsused maksavad, kas või teistes omavalitsustes käivate lasteaias, see on umbes 250 eurot kuus. See ongi seadusega reguleeritud küll tuleb. See lasteaeda ei pea. Võib-olla teie lasteaeda, aga tavaline hind, ma tean seda väga täpselt, sellepärast, et meie praegu menetleme lisaeelarvet ja me oleme raha, mida me planeerisime kulutada nende laste peale, kes on meile sisse kirjutatud, aga peavad teistes omavalitsustes lasteaias on otsas. Ja me tegelikult teeme ka tööd selleks, et lapsed kirjutaksid ennast sisse sinna, kus nad tegelikult elavad, kus nad lasteaias käivad. Aga see on niivõrd suur summa ja meie vallavanem on suur arvutaja, tema arvutas välja, et selleks, et see meile tasuks ära, et me peale ei maksaks, peaks inimene teenima 1500 eurot kuus üks lapsevanematest. Et see oleks võimalik. 250 on tavaline kuu summa, aga ma ei teadnud, et seda ei maksta eralasteaedadele. Seadus ei... Aga kui ütleme, no see on nagu, ma ütleks, riigijuhtide tegemata töö, sest kui see nii oleks, siis sellega saaks lasteaed juhkama. Pigem on omavalitsused huvitatud, et neil oleks lapsi, kes oleks teisest omavalitsust lasteaedadest. Ja vähemalt sellisel juhul, et see on see, mida peaks muutma seaduse tasem, mulle tundub. See tähendab seda, et alusharidus peab muutuma kohustuslikuks, siis on seda seadust muutma sellisel kujul. Kuna täna ei ole alusharidus kohustuslik, siis sa ei saa panna kohalikule omavalitsusele kohustust tasuda teisele, kolmandale või iseendale. See tähendaks Eestis kohustuslikku alusharidust, aga ma ei ole kindel, et siin saalis kätemeri tõuseb, kui ma ütleme, et lasteaed peab olema kohustuslik kõigil. Või veel rohkem õuesõppe või veel mingi muu. Ei, aga Priit, aga selgita, aga kuidas siis teistele omavalitsustele makstakse nende laste? See on omavalitsuste kokkuleppe ja kujunenud traditsioon ja tava, ma ütlen pigem. Seadusesse ei tule. Seda seadust seadus sätestab selle, et teistele omavalitsustele tuleb katta kulud. Nii kooli kui lasteaias. Ja selle hinna saab määrata teine omavalitsus, Põlva hind 180, mina pole sellist hinda näinud. Minu laualt läbi käivad arved on kuskil 230 kuni 250 eurot. Meil on 280. Nii, võib-olla siit üks Margiti jutuga praeguse arvutustega ka, et paar aastat tagasi oli koolijuhtide konverents ja ma käisin kuulamas seda. Ja seal oli juttu sellest, et koolijuhid saavad üsna olulisel määral aktiivsemad olla kooli propageerimisel, personali otsingul, enam-vähem nagu firmajuhid. Ehk turundada kooli tunduvalt jõulisemalt ja siit leiab neid argumente küll, et Põlva näiteks lasteaiad saavad ennast turundada ümberkaudsetes valdades, et tooge oma lapsed siia, sest meie koht maksab vähem kui Otepääl. Eks ole, piltlikult öeldes. Ehk et lõpuks uppu ja pääskina uppu enda asja kõigepealt. Et tegelikult saab väga palju ise ära teha. Kool, omavalitsus, kui tahe on olemas. Ei saa alati, väga levinud on see ikka, et vaadata kuhugi sinna kõrvale või üles, miks see või teine või eriti riigi poole, just nagu see oleks niisugune lõputu lüpsileht. Ei ole. Et see elu on ikka eelkõige meie endi kätes. Kontseptsiooni küsimus. Aga see oleks ilus mõte millega lõpetada, et elu on meie enda kätes ja tegelikult siit oli nagu paar päris mõnevat suunda, mida mõelda, et üks oleks see, et kui me suudaksime Waldorfi viia riikliku gümnaasiumi osaks, et see oleks nagu üks aktsepteeritud õppesuund seal ja meil tõesti tekiks loogiline ahel, siis on palju lihtsam näidata seda, või tekitada seda tahet ja arusaama, et miks me peame toetama lasteaeda täies mahus, sellepärast et muidu ei tule meile sinna gümnaasiumi tasemel piisavalt rahvast kokku. Ja et seesama, et tegelikult see on meie enda kätes, et muuta alternatiivid peamiseks suunaks. Et see keegi teine seda meie eest tegema ei hakka, et kui meie ise ei suuda seda sõnumit välja kanda ja välja viia, et siis peab peeglisse vaatama. Et miks on niimoodi, et meie saame sellest väärtusest aru ja mitte keegi teine ei saa. Et kui mida rohkem on neid lapsevanemaid, kohaliku omavalitsuse töötajaid, ametnikke,
kes saavad nagu aru sellest loogikast, et me võiksime liikuda 19. sajandi koolist 20. või 21. sajandi kooli, mida iganes need siis ka ei tähendaks. Et seda suurem on tegelikult tõenäosus, et me suudame need rahastuse konfliktid ära lahendada ja jõuda siis sellest pendeldamisest sõltuvuse konflikti vahel, jõuda siis tööni ja sealt edasi võib-olla isegi koostööni. Ma ütlen nüüd lõpetuseks ühe asja veel, ma tulin Hispaaniast, seal on kõige väiksemad külakoolid 5 lapsega. Kalle, keeru natuke seda lehte. Üks täpsustus, ma olen ütlenud tähenärija natuke võib-olla, aga see, mis sa kirjutasid? See, mis ma kirjutasin. Et see viimane on õpetajate jagamine, mitte vahetus. Vahetus tähendab üks tuleb teine lähedus, aga jagamine tähendab... Vahetatakse keegi välja. Jah, just aga jagamine oli see. Õpetajad koolid mitmes eri koolis. Jah. Nii suur aitäh, nüüd ootab meid vist enne, kui me lähme siis väike aplausi.